Õpime looma Canvas kontot. Sa võid Canvas luua mitu kontot, näiteks isikliku, õpetajakonto, töökonto. Konto loomiseks leia paremalt ülanurgast registreeru nupp klõpsa peale. Kui sa oled varasemalt juba Canvas konto loonud ja sellest brauseri aknast sisse loginud, kuvab ta kõigepealt need kontod, mis sul on olemas. Kui sul ei ole veel kontot, siis pakub ta sulle kohe neid valikuid, millega sa saad konto luua. Seega, kui sul on konto juba olemas, siis vajuta jätka teise kontoga. Kui sul ei ole kontot, siis pakubki ta sulle neid valikuid. Esimene valik on jätka sisselogimist Google'iga, mis tähendab see, et sul peab olema Gmailis emaili konto ja eri emailidega loob ta sulle uue konto. Siis sa võid jätkata ka Facebooki kontoga. Kui sul on Facebookis ainult üks konto, siis sa ei saa erinevaid kontosid luua siis Facebookiga sisse logides. Ja võid jätkata ka meiliga. Meiliga jätkamine on eriti kasulik juhul, kui sa tahad pärast saada tasuta pro-võimalusi kas õpetajana või MTÜ liikmena. Sul on palju suurem tõenäosus saada see konto kiirelt autenditud, kui sa lood konto siis edu emailiga või MTÜ-ga seotud meiliga. Ning siis on valik veel jätkata teisiti, kus ta pakub ka jätkamist Apple kontoga või Microsoft kontoga, mis ei ole väga populaarsed valikud ja on ka Clever konto. Viimane valik, logige sisse mobiiliga, ei ole minu teada Eestist kättesaadav ning see funktsioon on võimalik alles siis, kui sul on konto juba loodud ja saada mobiiliga ühendada. Kuid hetkel minu teada ja Eesti piirkonnas ei ole see võimalik. Klõtsates siis kas sisselogimine Google'iga või Facebookiga tuleb sul kasutada neid samu paroole, mida sa kasutad nende kontode sisse minnes. Aga kuidas siis saab seda tasuta õpetaja või MTÜ kontot? Kui sul on juba konto tehtud, siis leiad avalehelt nupu lepingud ja hinnakiri. Parempoolses jaotises on haridus ning mittetulunduslik. Avame need lehed ja vaatame lähemalt. Klõpsa konto autentimiseks nuppu Get Verified. Nüüd vali see konto, mis sul on juba olemas, kui sa seda siin ei näe. Vali jätka teise kontoga. Sul avaneb aken, kus on sinu nimi ja riik, muud andmed, mis sul on Canvas juba olemas. Sina pead valima siis kooli, trükid enda kooli nime, asukoha, veebilehe. See võib olla ka selline protsess, kus ma soovitan võtta ühendust haridustehnoloogiga, et ta aitaks sind selle konto loomisel. Üldjuhul käib see protsess üsna ruttu, 1-2 nädala jooksul ega ole keeruline. MTÜ-de puhul klõpsa taaskord lepingud ja hinnakiri, mittetulunduslik
leia nupp Apply for Canva non-profits. Seejärel Get started. Ali MTÜ liik ehk mittetulundusliku ühingu liik. Meie mõistes MTÜ kuulub siia esimesse kategooriasse registreeritud mittetulunduslik ühing. Riik ja otsi organisatsiooni siis nime või ID järgi ning klõpsa continue ning avaldus tehtud ongi. Kui sa ei leia enda MTÜ-d peale otsingut, ava uuesti rippmenüü ja klõpsa siin all I can't find my non-profit. Täida väljad organisatsiooni nimi, veebileht ja siis ka see, et kus on see MTÜ registreeritud. Siin ta pakubki kohe registrite ja infosüsteemi keskus. Ta võib pakkuda siin ka muid asju, aga veendu siis, et oleks riik ning lisa siis enda registreerimiskood ja continue ning jää siis ootama Canva poolset vastust.